liikumine, fotograafia, õppida uusi keeli. Siiski pole mul olnud tahtmist piirduda ainult ühe valdkonnaga, millele jäägitult keskenduda. Tundsin väga vara huvi õmblemise ja käsitöö vastu. 3-aastaselt valmis mulle esimene disain oma pisikesele lemmiknukule. 5- ja 6-aastaselt õppisin heegeldama ja kuduma ning katsetasin juba õmblusmasinat ning tegin esimesed lõiked. Teismelisena õmblesin ja disainisin enamik riideid endale ise. Ja siis lootsid vanemad, et pärast põhikooli lõpetamist õpin rätsepaks. Lapsena tahtsin saada veel arstiks, keraamikuks, moekunstnikuks. Samas olin ka tubli sportlane. Kuid kunstiakadeemiasse sisseastumiseks oli paraku liiga palju enesekriitikat ja ma mõtlesin, et ma ei ole ju ikka see päris õige kunstnik. Treeneriks ka ei tahtnud saada. Siis võtsin ette midagi uut. Läksin kutsekooli õppima sekretäriks. Hiljem õppisin ülikoolis halduskorraldust. Minu diplomitöö oli seotud kvaliteedijuhtimisega. Loominguline tegevus ja täiendõpe on mind paralleelselt kogu elu saatnud. Mis juhtub, kui segada omavahel administratiivsed töökogemused, klienditöö, probleemide lahendamine, andmeanalüüsid, seadusandlus, andmebaasid ja loomingulise eneseväljenduse soov? Avastasin, et on olemas täiesti eriline ja Eestis veel uus eriala, kunstiteraapiad, mis sisaldas minu jaoks just täpselt kõike seda, mis mind huvitas ja köitis. Minu magistritöö uuris õpilaste loovust ja tervise aspekte. Teraapiatöös on vaja nii kunstimeediumite tundmist, loovust, empaatiat, aga ka analüütilist mõtlemist ning süsteemsust. See on valdkond, mis võimaldab kasutada erinevaid isiklikke ressursse nii enda kui teiste heaks. Teadmised ja kogemused teraapia valdkonnas kuluvad marjaks ära kliendi ja meeskonnatöös. Mulle meeldib innustada ja toetada teisi inimesi, et nad leiaksid enda loova poole. Jagan hea meelega oma oskusi meeskonnas, kus väärtustatakse loomingulisust, häid inimsuhteid ja soovitakse ellu viia põnevaid ideid.